Tere kõigile! Mul on väga hea meel, et te taas minu kanalil olete. Tänases Päevereetiga saates me räägime toitumisest. Toitumine on kõige tähtsam asi inimese elus. Kõik meie heaolu ja vastupidavus ja ilu sõltub toidust. Mina olen täielikult toiduuskum, ma ei tea, kindlasti on neid teisi uskumusi ka, millest iganes meie heaolu sõltub, aga ikkagi kogu see meie füüsiline ja vaimne ja mentaalne olek sõltub sellest keemiast, mida me endal sisse sööme. Tänases saates ma räägin hommikusöögi olulisusest. Hommikusöök on väga tähtis toidukord. Kõige tähtsam toidukord inimese päevamenüüs peaks olema hommikusöök. Mina söön hommikusöögiks kausitäie jämedaid röstitud kaerahelbeid. Pudruks keedetuna õhtul panen kausikese sisse veega kaerahelbed ligunema ja hommikul panen poti tulele ja keedan igal hommikul endale ilusa suure kausitäie putru. Aga et asi ühekülgseks ei läheks, siis selle pudru peale ma panen näiteks kanepieli ja astelpajujahu ja linaseemnejahu ja erinevaid marju ja pähkleid ja seemneid. Valik on tohutult lai. Igal hommikul ma ootan seda hommikusööki nagu mingit, ma ei tea, mis pidu söömaaega sellepärast, et ma tean, et mulle tuleb sealt kestev heaolu terveks päevaks. Kui ma jätan hommikusöögi vahele, kui ma jätan oma pudru vahele, siis mu päev on täielikult rikutud. Ma võin hommikusöögiks süüa omletti või mingit suvalist teist toitu juhuslikult kuskil reisil või asjal. On ette tulnud, midagi pole teha, lähen ostan kõige lähemal olevast poest, paki kaerahelbeid, leotan ja söön siis kas või jogurtiga ära. Mis on hommikupudrule veel hea alternatiiv, on nendest samadest röstitud jämedatest kaerahelvestest tehtud väiksed müslipatoonikesed. Kui 3 nädalat järjest oled ainult putru söönud, siis tahaks teha mingisugust väikest kõrvalepõiget, aga samas sa ei tahaks loobuda kaerahelvestest, siis teen nagu neid müslipatoone ahjus. Ja neid samuti söön siis hommikusöögiks 5-6 tükki ja siis oledki seal kogus jälle kätte saanud ja siis jälle trenni ja let's go. Ja nagu ma lubasin, siis ma näitan nüüd seda müslipatooni, mis on enda tehtud. Jämedad röstitud kaerahelbed, 2 muna, vesi ja erinevad rosinad, pähklid, lisandid, mida te soovite. Ja samamoodi see töötab nagu väga hästi pudru asendajana mõnel hommikul, kui te tõesti ei viitsi seda putru jälle tegema hakata või süüa, et siis on need müslipatoonid nagu väga hea alternatiiv. Alati ei pea toit olema mingi ülikurmee või ülimaitsev ja välja nägema mingi üliilus. Kui te teate, et see mõjub teie kehal hästi, et see mõjub teie vaimule hästi, siis unustage ära kõik muu. Mõnikord peab tegema mööndusi toidu välimuse osas või natukene ka maitse osas. Kui te lihtsalt teete selle hommikusöögi rituaali läbi, te teate, see on kasulik, siis tegelikult harjub sellega arutada. Sööge kaerahelbeid, sööge igal hommikul korralikult kausides kaerahelbeputru, kirjutage mulle, kuidas see teie elu muutnud. Ma olen täiesti kindel, et see muudab teid väga palju. Aitäh, et vaatasite, olge musid. Näeme varsti!